kes meid vaatavad, kuulevad. Kõige tähtsam on aga see, et Jumala püha vaim räägiks meie kõikide vastu ja kinnitaks seda sõna, mida ma täna tahan jagada. See on ka seoses palmipuude pühaga, see on õigemini selle momendiga, kui Jeesus läheb Jeruusalemma ja ütlen nii palju, et see tekst on kõik 68. aasta piibli tõlkes, sest siin on sõnad, mis erinevad teistest tõlgetest ja milleni me jõuame. Ma usun, mis palju räägivad meile, aga aidaku issand seda kõike nagu vastu võtta, mõelda selle peale ja ükski sõna ei ole meile nagu niisama või ütleme, et kuulmiseks. Mina tunnen, et Jumala sõna kõik on see, et ta peab midagi rohkem meie sees tegema, kui me seda lihtsalt kuuleme. Kui me oleme ainult kuuljad, siis see on rikkus. Jumala sõna on rikkus, ta on parandus, ta on kõik on seal sees. Aga sa pead seda omama, sa pead seda tahtma ja paluma Jumalat, Jumal näita, räägi mulle, tee seda teist. Ja siis pealkirjastaks seda nii, et siin on mul olnud nagu 3 mõtet selle kohta, et see kõik puudutab Jeesuse tulekut Jeruusalemma. Üks on nagu Jeesuse jälgedes või mis on muutunud. Niisugused vaatame pärast, kui see jutlus on läbi, mis jääb selleks pealkirjaks. Nagu ütlesin, Luuka evangeeliumi 19. peatükist alates. Ma ei hakka kõike sõna-sõnalt lugema. Paljud teavad, täna räägitakse väga palju sellest kirikutes, et kui Jeesus oli lõpetanud ühe osa tähendamissõna 10 naelast, sealt edasi, kui ta oli selle lõpetanud, see on ka tõsine sõna ja Jeesus rääkis ka tähendamissõna viinamäest, aednikust, et lõpuks, kui kõik seal hukati või ära põlati need Viinamäe töötajad ja Viinamäe isand, siis saatis oma poja, aga siis, et see on pärija ja selle tapame ära. Et see oli selge, et Jumal rääkis tähendamissõnadega kõike seda ja ka selle 10 naelast tähendamissõna, mis ta just räägib, lõpetab selle ja ütleb siis, ja kui ta seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. Me räägime just sellest, et see järjest see teekond, just Jeesuse teekond, Jeruusalemma. Ja nüüd edasi siit, kui me loeme ja kui ta sündis, kui ta Betfage ja Betania ligi jõudis mäe juurde, mida kutsutakse Õlimäeks, et ta läkitas 2 oma jüngrit ja ütles neile, minge vastas olevasse alevisse ja kui te sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud, päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teilt küsib, miks te teda lahti päästate, siis öelge, et issandal on teda tarvis.
Vaat see osa, Jumala abiga ma tahan täna minna nagu Jeruusalemma Jeesuse jälgedes, nagu oli see üle 2000 aasta tagasi. Ja kas ma võin inimesena mõista või üle elada vaimus seda, mis toimus Jeesusega? Vaevalt ma ütlen seda, isegi mitte, aga ma püüan oma vaimus selle tuntava või mida ma vaimus tunnen, kuidas ma vaimus neid asju mõistan, nagu välja öelda, olgu see õnnistuseks meile kõigile, et see teekond, kui nüüd ta jõudis sinna ja ütles need sõnad, mis ma praegu lugesin, mida see ütleb meile, ma tahan nagu avada asju, nagu tihti ma seda teen, te olete kuulnud jutlusel, et minna asjade sisse. Mul on jäänud see nagu mingil määral võõraks, võib-olla ma ei ole nii kunstilembeline inimene, aga ma tean, et minu oma perekonnas on kunstnikud olnud ja et kui me teatud maale vaatame, siis öeldakse, et sa lähed selle maali sisse. Jah, sa näed seda kõike. Ma täitsa mõistan seda, aga eks mina olen neid maale vaadanud ka ja kodus on ka neid üksjagu, aga päris niisugune sisseminek, ütleme mõnda asja tõesti, jah, sa näed, sa nagu mõistad, sa nagu kujutad ette seda pilti või paned ennast sinna, aga teine või eriti praegu need viimase aja maalid, kuidas neid ka nimetakse, jäävad nagu mõistatuseks, ei saa aru, mis seal õieti tahetakse öelda või teha. Aga olgu see nii, me täna ei räägi maalidest, aga ma räägin, et ma tahan ka minna Jumala sõna sisse, kui me loeme Jumala sõna. Kui midagi on öeldud, siis nagu mõelda selle peale, analüüsida seda, panna ennast selle olukorda ja paralleeli tuua, kuidas minul on. Mina olen niisugune tüüp, mõtlen selle. Ma tahan alati ise nagu läbi katsuda, ise mõelda ja tänu sellele tihti Jumal ka näitab asju, mida tuleb muuta oma elus. Aga praegu me räägime Jeesusest ja püüame Jumala abiga näha seda tema teekonda. Kui Jeesus ütles, et minge sinna alevisse ja leiate selle kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud, päästke ta lahti ja tooge siia. Mis see meile ütleb? Väga lihtne asi ütleb, see on, kui me juba mõtleme seda, Jumal teab kõik. Kõik. Edasi ta ütleb, kui küsitakse teie käest, öelge, issandal on teda tarvis. Jeesus ütleb ise välja selle sõna, issandal on teda tarvis. Ta teab, kus see sälg on, kus ta kinni seotud on ja mida öelda. See juba avab meile ühe sõna, kui Jumal ütleb oma sõna või lähetab kellegi välja, seal oma jüngrid, minge, öelge, tehke, seal on see, seal on teine, see näitab jumalikkust. Siin on jah ja aamen, ta teab, kus sa oled, ta teab, mis sa teed, ta teab, mis sa ütled ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See paneb juba paika ühe asja, et Jumal teab kõik. Mina ei tea praegu öelda, et vaat Peeter, mine sina sinna 3. tänavasse ja seal on see auto ja sõidad aga sinna, võta see peale. Võib olla neid asju kõik. See võib olla ja on toimunud ka, aga selleks peab olema Jumala poolt antud püha vaim annab sulle teada. Ja sa annad selle asja edasi. Siin me näeme Jeesust, tal oli kõik teada. Ta ei tulnud sinna midagi vaatama kuidagi moodi või midagi seal kobistama kuidagi nii. See oli kõik selge jutt, eks ole.
nii nagu nad läksid, need jüngrid, ja päästsid ta lahti ja vastasid, issandal on teda tarvis, kõik. Seal on jutt lõppenud. Mingisugust vastuseisu ega asja ei olnud, ei, no kus see issand on, kes ta on, mis ta on. See näitab meile jumalikkust. See näitab seda, kes on Jeesus Kristus, kui ta tuli Jeruusalemma, ta tuli tõesti nagu kuningas, ta on rohkem kui kuningas, ta on Jumal, eks ole. Meie teame seda, ta tuli sinna ja tal oli kõik teada ja ta tõesti tuli kuningana. Ja sellepärast ka, kui me edasi, siit järjest läheme sellega edasi, ma ütlesin Luuka 11 ja 68. aasta tõlge on mul. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided salu peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Nüüd edasi, kui nad lähenesid Õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustama, suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest. Vaat siin on jällegi öeldud, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustama. Eelkõige jüngrid on siin ja jüngrid oli palju, jüngrite hulk. Ei ole, et seal rahva hulk nüüd kõik liitusid jüngritega, aga põhiline oli, nagu on öeldud, jüngrid hakkasid kiitma, ülistama tema vägevate tegude eest, mida nad olid näinud. Eelkõige jüngrid olid Jeesusega kaasas igal pool, nemad nägid kõige rohkem asju. Need inimesed, kes olid juhuslikult ja tulid ikka, kui kogunemised on kaasa, need ei olnud nii kursis nende asjadega, välja arvatud jah, kui Jeesus tegi seal, toitis tuhandeid inimesi ja nad said süüa ja kõike ja said terveks need haiged ja väga rasked haiged kõik. Loomulikult inimesed nägid ja teadsid, arvates tavalisest lihtinimesest kuni kuningateni välja. Nad teadsid väga hästi, nad olid näinud, nad olid kuulnud sellest. Aga siin on öeldud ja kirjutatud nii, et jüngrite hulk rõõmustas ja nii. Kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Aamen selle peale. Olgu kiidetud kuningas, ta oli kuningas, ta tuli, aga me siin ei saa ka unustada ühte asja või mööda minna sellest, et väga palju nendest kiitjatest ja hüüdjatest hüüdis mõni aeg hiljem lööda risti. Ja, lööda risti, eks ole. Kui tuli välja, et oodati teist kuningat, siin on jälle teist kuningat, kes päästab nad Rooma ikkest ja sellest valitsusest ja terrorist ja kõik, mis seal oli. Aga Jeesus, kui nii võtta, ma võin öelda, Jeesus tuli päästjana, ta on päästja. Aga kuidas ta päästis selle rahva? Oma ristisurmaga, kui ette rutates öelda mind. Aga seal oodati, et ta kuningana füüsilise jõuga loob seal uue mingi korra või sõjaväe, mis teeb. Nad pettusid selles. Seda asja ei toimunud, me teame. Aga jällegi võib öelda, Jumalal on omad plaanid, kuidas tema asju teeb. Meie inimestena võime mõelda palju asju ja arvata ka, et nii võib ta minna, aga Jumal teab, kuidas ta korraldab asju. Miks me nendesse asjadesse nii läheme? Ka praegu see, mis maailmas toimub, meie näeme ja kuuleme siin, et olgu ta Venemaa suured juhid või Ameerikas, kõik ma ei hakka isegi neid nimesid nimetama või Euroopas, see teeb seda, see teeb teist, teeb kolmandat, aga tegelikult ma ütlen teile välja, kõik on Jumala töö. Jumal on võtnud teatud inimesed, pannud nad paika ja nii nagu täna mina olen siin ja kuulutan Jumala sõna, see ei ole mitte minu mingisugune
algatus või asi, see on lihtsalt, ma olen sellega nõus, kuhu Jumal on mind pannud ja ma teen seda, mis on talle meelepärane. Ja samamoodi on need valitsuse juhid ka Eestis, me võime siin olla rahul või mitte rahul nendega, aga Jumal on üle kõige. Tema valitseb ja tema paneb asju paika. Vaatame tema peale, mitte inimeste peale. Tema teeb seda, eks ole. Jah. Kui ma olin haiglas ja kõik teavad seda enam vähem, siis Jumal tegi, aga ta kasutas arste, eks ole. Läbi arsti käe. Kui arst oleks seal kobistanud või midagi, jah, Jumal võiks seda asja muuta kõik, aga ikkagi ma näen Jumalat kõige selle üle. Ma näen seda lihtsalt. Oma elus vähemalt ma näen nendes asjades. Ja nüüd edasi, jah, kahju, aga nii ta oli, võib öelda, aga nii ta oli ka ette nähtud, et need inimesed hiljem ütlesid, väga paljud nende hulgast lööda risti. Ja variserid olid ka selle rahva hulgas ja variserid ütlesid, õpetaja, sõitle oma jüngreid. Ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Aamen, jällegi, Jeesus ütleb selgelt, väga konkreetselt, mulle just see meeldib, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Siin ei ole midagi rohkem rääkida. Võt kui selline asi on nii-öelda paika pandud, Jumala poolt üks kindel asi, siis see on nii. Ja see on lõpetatud. Me võime vaielda, me võime siin jagada igasuguseid usundeid ja asju, nii peab ristima või nii peab see olema või nii ei tohi seda. Tead, jama kõik, ma ütlen see. Tee nii nagu Jumal on öelnud ja nii nagu on kirjutatud ja kõik on korras. Ja. See on lihtsalt inimlik tarkus ja targutamine ja kõik. Jumal on andnud konkreetsed asjad, kuidas temaga suhelda, kuidas otse, kas on vaja seal läbi kolmandate, neljandate isikute või läbi mingi piltide või asjade, kui Jumal on avanud oma poja kaudu ligipääsu talle otse. Ma toon ainult ühe näiteks. Tee seda, mis on õige. Tee seda, mis on õige. Ja see ei ole patt, inimene võib minna, ta on harjunud seda, aga ta võib valida teise tee, mis on palju lihtsam, mis on palju õigem Jumalale ja lähedasem. Sa saad selle osaduse ja ühenduse temaga palju lihtsamalt. Nii, kivid kisendama ei hakanud, sellepärast, et jüngrid ja ka osa rahvast tõesti kiitsid, austasid, panid oma riideid sinna maa, palmi oksi võeti, pandi. See kõik nii toimus. Aga sellega see asi ei lõppenud, asi läks edasi. Ja Jeesus vastas variseridele väga selgelt. Ma ütleks isegi see vastus on terav. On küllaltki niisugune nii öeldud, et nii nagu peab, ütleme nii nagu peab. Ja edasi, kui Jeesus jõuab edasi, siis ta vaatab seda Jeruusalemma linna. Kirjutatud on siin nii 41. salmist, ikka 19 peatükk ja kui ta jõudis ligi ja linna nägi, nuttis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb. Siin on Jeesuse nuttis, kui ta seda linna nägi. Ja miks ta siis nuttis? See on väga tõsine asi. Ta tuleb linna, võetakse nii vastu, aga samas ta hakkab nutma selle linna pärast. See on väga tõsine asi.
Jeesus ei nuta, me teame piiblis, kui oli seal Laatsaruse lugu oli ja seal ei ole palju seda nutmist, aga kui Jeesus nuttis, siis oli väga-väga suur põhjus selleks, miks ta nuttis. Loeme edasi siit. Ta ütleb, kui sa teaksid sel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, et nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest. Jagan siin niisugused vahemõtted, et see on varjule pandud sinu silmade eest. Kas Jumal varjab kunagi midagi, mis on sulle ohtlik, ütleme, mis võib maksta su elu? Et ta paneb varjule ja siis sa hukud. Ei, varjule lähevad asjad või ei toimi, kui inimesed on oma südame nagu kalgistanud, on teinud tuimaks läinud, siis võib öelda, see on nagu varjule pandud, sellepärast inimene ei võta vastu. Ta ei võta vastu seda. Nagu praegu mine kuuluta Jumala sõna, kuuluta kuskil tänaval või evangeeliumi ja kõik, kui paljud on neid, kes sellega kaasa lähevad, kui paljud on neid, kes ütlevad ära sega, mine oma Jumalaga sinna teid. See on see varjule panek, eks ole, mitte et Jumal tahtlikult on kedagi nüüd tahab hukutada selle läbi, aga lihtsalt see oleneb inimesest. Kas sa võtad vastu selle või põlgad sa seda või hülgad sa selle. Siin on asi. Me peame mõistma seda. Edasi ta ütleb, et päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli, piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi, lõhuvad sind maatasa ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale. See kõik juhtus. Me teame, see juhtus. Jeesus nägi ette, see oli prohvetlik nägemus ja loomulikult ta nuttis, tal oli ka sellepärast, et rahvas ei võtnud, ta teadis, et teda hüljatakse, ta teadis ette, et öeldakse, et löödagu ta risti, ta teadis, mis teda ees ootab, kõike teadis. Ja samas ta teadis, mis saab ka selle linnaga. Mis saab inimestega. Ma ei hakka nende teemadel peatuma, me teame, see oli hirmus, mis hiljem toimus seal kõik. Jeesus teadis seda. Aga jällegi siin on teatud niisugused kindlad nagu ankurdatud ütlemised või sõnad, mis lihtsalt on öeldud. See viimane siin sellepärast, miks siis oli kõik? Miks asi oli, mis ma rääkisin teile? Ei jäeta kivi peale ja lapsed ja kõik, mis on ja vaenlased, mida teevad. Sellepärast, et sa ei ole tundnud oma armu katsumisaega. Mulle see tõlge just siin meeldib just selle 68. aastas. Sa ei ole tundnud oma armu katsumise aega. Ma vaatasin, see viimane tõlge ütleb, sa ei ole tundnud oma soosingu aega. Teises tõlkes on üle öeldud veel, sa ei ole tundnud oma ülevaatusaega. Need on niisugused tõlked, jah, võib ka siit välja lugeda, aga soosingu aega, see paneb inimesi palju mõtlema. Ma mõtlen just nende peale, meie teame, kes oleme kristlased juba sügavamalt, seda Jumala armu kõik. Tihti on saade raadios on armust ja saatejuht alati küsib, mida sinule ütleb sõna arm. Ja siis igaüks nagu selle saates, kes esineb, Maire Lilleorg teeb seda saadet, teeb Raadio 7 armust juhitud ja siis igaüks ütleb, mida see arm talle tähendab. Ma mõtlesin jäin ükskord, et mida ma ütleks, kui nagu oleks, ma ütleks väga lihtsalt, kui ei oleks Jumala armu minu üle, siis mind ei oleks üldse siin täna, ma ei räägiks teiega, ma oleks põrgus olnud. Kõik, väga lihtne, põrgus, hea põrgus.
tänu Jumala armule ma ei ole põrgus, ma olen kirikus, kuulutan Jumala sõna, tänu Jumala armule, ma ei hakka nimesid nimetama, siin on väga palju, kes siin istuvad, siin täna nad ei ole põrgus. Jah. Sõna otseses mõttes, ma ütlen seda välja. See on Jumala arm üks, et ta on päästnud. Jeesus Kristus on päästnud mind. Sest et ma tunnistasin teda issandaks, ma tunnistasin teda Jumala pojaks, ma tunnistasin, et ta suri minu pattude eest, palusin andeks ja see on Jumala töö. See on Jumala arm. Ja sellepärast see väljend just, et soosinguaeg ja ülevaatusaeg, mida siin üle vaadati, autosid vaadatakse üle, ma tean, aga no mida minni üle vaadatakse või soosing, mida ma ei taha praegu midagi pilgata neid asju, aga ma mõtlen selle peale lihtsalt. Ja kui ma loen seda, et sa ei ole tundnud oma armukatsumisaega, siis see paneb nagu asja paika. Ja. Arm, mis on arm, eks ole. Arm on, ütleme, ma mäletan töötades vanglas aastaid kaplaninas, ma tean, kui mõni mees sai armu, president andis armu. President andis armu, ta sai vabaks. Ja kui president andis armu, siis vabastus oli hetkega. Hetkega. See ei olnud nii, et täna anti armu ja siis 3 päeva pärast või nii, seal tehti dokumendid korda. See oli seadus. Vähemalt minu ajal, kui ma töötasin, oli seadus. Hetkega. Ma mäletan selgelt, Mariannaga teame, üks vanem mees oli maamees. Ta oli lihtne mees niisuke ja väga rumal halb juhus oli ja viina võtmise juures läksid kaklema ja ta naabrimees seal, kes oli, tahtis teda lauanoaga lüüa. Ta kuidagi võttis käest kinni ja nagu keeras selle ära ja see nuga läks otse sellele lööjale kõrri ja see suri. Ja ta sai mingi 5-6 aastat vanglakaristust. Väga huvitav oli, ta rääkis seda, tal oli hobune ja ta ütles, kui ma teda kohe ei areteeritud, tal oli oma kindel aeg, ta pidi Tallinna tulema ja siis läks vangis, ta ütles, et ma rääkisin hobusega ja kallistasin teda veel ja hobusel olid pisarad jooksid, hobusel, see oli nüüd, tema jutt oli nii. Ja nii ta tuli vanglasse, aga vanglast ta tuli kirikusse, kirikus ta sai Jumala lapseks, päästetud ta oli üks minu vanune, ilmselt teda juba ei ole enam siin. Ma ei mäleta isegi, kus ta helistas, hiljem ta elas, kus ta helistas mulle mitmed korrad, aga temast sai Jumala laps. Ja ta väga elas üle seda. See oli õnnetus, näete, kuidas juhtub, eks ole, mis tähendab, ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, jälle, mitte liiderlik elu, tõlge on liiderlik elu, õnnetu elu, palun, tuli õnnetus. Lõppes tema, aga ma ei mäleta tõesti, aastad on nii palju mööda läinud, kaua ta oli seal, 3-4 aastat vist oli küll. Ja ta käis kirikus, mul on veel pildid temast selle ja kõik. Ja Väinu oli ta eesnimi, seda ma tean. Ja ühel päeval, kui me läksime vanglasse, ta jookseb vastu meile, kallistab, hakkab suudlema põse peale. Oljus, ma olen vaba. President vabastab. Sai armu. Läks koju. Palju kordi helistas meile, kutsus külla, kahjuks me ei jõudnud sinna, palju oli tegemist. Ma küsin, kas hobune ikka elab ja oli ta rõõmus, kui ta tagasi, ja. Vaat niisugused lood, eks ole, armu. Nüüd oli pikk jutt, läks inimene, sai armu, eks ole. Ja ta oli rõõmus ja hetkega oli kohe. Ma isegi vist tõime ta linna bussijaama või kuskil Rakvere kandis elasin.
nii et vaadake, see on arm. Aga kui sa ei ole tundnud oma armu katsumise aega, ma loen mõned kohad ka veel. Peetruse esimene kiri 13. peatükist ütleb nii. Sellepärast vöötage oma meeleniuded ja olge kained. Kained. See ei ole ainult alkoholi kainus, vaid on elu kainus. Ja lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Kui Jeesus Kristus ilmub, siis on arm tuleb. Jumala arm. Lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Seda ütleb Peetrus oma esimeses kirjas, esimeses peatükis ja 13. salmis. Siit läheb edasi. Kuidas elada, mida teha ja nii edasi. Kõik on öeldud sellega. Aga veel ma tahaks öelda, et kui Jeesus ütleb, et ei ole tundnud oma armu katsumise aega ja nimetab kõike seda, mis me lugesime siin, et päevad tulevad, mil vaenlased teevad ümber sinu valli ja piiravad sind, see on Jeruusalemmast jutt. Siis vaatame veel ühte kohta, ka Luuka evangeeliumi 13. peatükist ja 34. salmist. See on nagu väga ära toodud täpselt see olukord. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud koguda sinu lapsi, otse kui kana oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Need on Jeesuse sõnad. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need. Tähendab, see näitas seda just mitte vastuvõtmist, mitte Jeesuse vastuvõtmist. Vaata, teie koda jäetakse teil maha ja tõesti ma ütlen teile, et te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, mil te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Mis see tähendab? Kallid, see on Jeesuse teine tulek. Ja. See on Jeesuse teine tulek. Ja praegu, mis toimub, kui me üldse vaatame ja mõtleme ja toome neid pilte kaasaegsesse maailma, kus me elame siin, siis ma ütleks, siin ei ole midagi muutunud eriti. Me võtame need aastad tagasi, mis seal oli. Siin ei ole midagi muutunud. Kõik see, mis on kirjutatud, on olnud ja mida võib-olla ei toimu praegu meie maal, siin Eestimaal, see toimub kuskil teises riigis. On ju selgelt räägitud, et nii palju märtreid ei ole kunagi olnud kui praegusel ajal, kes tapetakse just Jeesuse pärast. Ja samas võib öelda Jeruusalemmast me räägime, ega Jeruusalemmas ka Jeesuse nime eriti ei taheta kuulda. Ma olen ise kogenud seda, kui olin seal ja tuli ka kellegiga rääkida, aga kohe ta tõrjus, nagu Jeesuse nimi oli, ei, lõpeta ära kõik. Nii et nii on olukord. Nii on olukord, aga edasi vaatame, et sellega ei ole lõppenud veel. Jeesus läks kuhugi edasi. Ja ta läks edasi pühakotta. Me näeme, kui järjest nagu need etapid lähevad.
ja ta läks pühakotta ja hakkas välja ajama neid, kes seal müüsid, ostsid ning ütles neile, kirjutatud on, minu koda on palvekoda, aga teie olete ta teinud röövliauguks. Ja ta oli iga päev õpetamas pühakojas ja ülempreesterid ja kirjatundjad ja rahvaülemad püüdsid teda hukka saata. Jällegi näeme sellist vastuseisu, hukka saata, kuid ei leidnud, mis teha, sest kõik rahvas rippus ta küljest teda kuulates. Jumal räägib. Jumal rääkis ka sellel ajal, aga nagu jällegi kuuleme, et sama pühakoda, me teame seda, et püha viha minu koja pärast, kuidas on kirjutatud ka, et sööb mind ära. See on juba prohvetlikult ette öeldud. Ja siin me järjekordselt näeme, et ka seal pühakojas ei olnud kõik asjad korras. Seal oli väga palju sellist, mis ei kuulunud selle koja ülesannete hulka. Nagu Jeesus ütleb siin, kirjutatud on, ta tugines ka selle peale, mis oli kirjutatud. Selgelt, nagu kirjutatud on. Minu koda on palvekoda, aga teie olete ta teinud röövliauguks. Jumal näeb ka tänapäeval kõike seda, mis toimub pühakodades, mis toimub meie südametes, ka meie oleme Jumala vaimu tempel, nagu kiri ütleb. Püha vaim elab meie sees. Need on ka väiksed templid, käivad ringi, kuidas see kutsub nii-öelda meid mõtlema selle peale, kuidas on minu vahekord Jumalaga. Ja. Rahvas kuulis teda, ta õpetas seal. Ja loomulikult tema õpetused ja sõnad olid sellised, mis nagu mäejutluses on öeldud, et ta õpetas ja rääkis neile nagu see, kellel on meelevald. Meelevald. Mis tähendab meelevald? Teise sõnaga me võime öelda, see on püha vaimu võidmine, see on püha vaimu juhtimine, ta on meelevallaga selle sõna sees. Mitte lihtsalt ei räägi mingit ajalugu või asjad, vaid ta räägib seda selle meelevallaga, nagu me juba ette siin lugesime, kui ta ütles selgelt, et issandal on teda tarvis, see oli meelevallaga öeldud sõna, see oli vaikus. Seal polnud enam kellelgi midagi rääkida. Jumala meelevald oli selle sõna peal. Või kui nemad vaikt jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Samamoodi meelevallaga öeldud ja see asi oli nii ja sellepärast ka ei olnud seal mingit juttu rohkem nende asjade üle, kui ta oli seda öelnud. Mis siis tänapäeval, kui me mõtleme, mida see meile tänapäeval ütleb kõik see? Kindlasti ta ütleb seda, kui seda teekonda Jeesusega nagu läbi käia koos või ta kõrval, ütleme nii palju, kui keegi endale seda nagu oskab võtta seda asja sügavalt, kõik see nutmise moment linna pärast, pühakoja puhastamine, variseride teravused, mis öeldi, aga mida ta vastas, siis võib kokkuvõttes öelda, et see minek sinna Jeruusalemma ei olnud mingi väga suur pidu, et seal oli rohkem seda halba kui head. Ja ma ei taha, saad aru, et teha nüüd, kui on palmipuude püha, see oli suur püha ja püha kõike jah ja aamen, loomulikult püha, aga selle pühaga kaasnes, siin on ju loetud, ega ma seda ise ei räägi teile. See on piiblis kõik.
siin on palju seda, mis oli väga kurb, ütleme, mis hukutas inimesi. Terve Jeruusalemm läks nii-öelda, kaotasid oma elu pärast inimesed. Kui palju isegi tänase päevani on, tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Jeesuse veri tähendab. Seda ütles rahvas, kui ta risti löödi. See on tulnud. See tuleb tänase päevani. Aga tänu Jumalale meil on antud see võimalus teha oma valikut. Teha oma valikud ja teades seda, et meie ei ole nende hulgast, kes, nagu me lugesime, kes need saadikud, ütleme, Jumala saadikud on halvasti vastu võtnud. Ja Jeesus ütleb siin selgelt, et isegi tapnud, kividega surnuks visanud, kes sinu juurde on läkitatud. Ma mõtlesin, just rääkisin eile Mariannaga, meie Eestimaa, ikkagi sa mõtled ju oma kodumaad, kus ma olen sündinud, kasvanud ja mõtlen seda Reitsi lugu. See on raamat olemas, kõik saavad lugeda, prohvet Reits, kes kuulutas ette, käis mööda Tallinna tänavaid, turgudel ja seal on kirjutatud Andres Kirjamägi, see oli metodisti kirikust, ma seda meest isiklikult väikse lapsena tean, ta oli ka üks teenija, jutlustas, elav jumalamees oli, see on tema kirjutatud raamat Eesti prohvetitest ja mõtlesin, kui ta turul käis, kui rahulikult ta läks, ta ei teinud kellelegi liiga, ta ei solvanud kedagi, ta ütles ainult häda tuleb, ta hoiatas ette meie rahvast. Ja inimesed, see on kirjutatud, loopisid mädanenud igasuguste tomatitega, kurkidega, viskasid talle kohvi näkku, sõimasid. Ma jäin kuidagi mõtlema, et see peab ikka olema tohutu vihkamine. Inimene ei tee ju sulle midagi halba, eks ole. Käis, läks seal, no ja mõtled, no natuke sassi samadega lasta olla, aga lausa rünnata, eks ole. See peab olema väga, praegu ka rünnatakse, kallid sõbrad. Praegu ka rünnatakse. Me ei tea, mis vastus Jumala poolt tuleb. Need on ohtlikud asjad. Reitsiga hakkasid niisugused asjad, need käed, mis seal olid, need ründajad, need käed kangestusid ära, siis keegi murdis oma käe luusel, kukkus kohe pikalt, siis nad hakkasid kartma. See on kirjutatud raamatus. Ei julgenud enam nii, et kuule, et midagi on ikka seal taga, eks ole. Nii et, aga meie osa tänu Jumalale on tänada Jumalat, kiita, ülistada teda, nagu siin täna on olnud. Anda au tema pühale nimele, olla tänulik selle eest, et sa, nagu ma juba korra nimetasin, nagu enda suhtes, ma ei ole põrgus, eks ole. Ja. Ma oleks 40-aastaselt kindel koht oleks olnud, kui oleks toimunud seda, mis minuga toimus. See on Jumala arm just. Jumala arm, Jumala pääste. Jeesus suri, ta tuli Jeruusalemma, ta teadis ette, millega see kõik lõpeb. Ta teadis ette, millised sõnad tema peale öeldakse hiljem. Ta teadis ette, et isegi jüngrid põgenesid ära, kui ta ristil oli. Tublid naised ainult peab ütlema, eriti need naised ja ka ülestõusmise juures olid naised. Naised on julgemad kuidagi. Tuli märk selle kohta, et see oli õige ütlemine. Ja
tahan õige pea lõpetan selle, et me oleme Jumala lastena praegult elame ühes ajas, kus on samamoodi väga palju on meie valikut tuleb teha, mida me teeme, mida me räägime, kellega me suhtleme, kuidas me oma lapsi kasvatame ja nii edasi, nii edasi. Siin on selge pilt sellest, et see asi ei ole nii roosiline või nii kerge. On teisi kiusatud, Jeesus ise ütleb seda, on mind mitte vastu võetud minu nime pärast, siis ka teid ei võeta vastu, aga see ei tohi meile nagu kuidagi olla nagu hirmutada selles mõttes, et kui midagi seal ei lähe nii, nagu sa lähed ja teed oma tööd, ole julge sellest, tea seda, et see on Jumalale meelepärane töö. Ja alati see ei lähe nii, kuidas meie mõtleme. Need kuulutamised, need asjad, aga Jumal teeb oma tööd ja tema on oma sõna taga. Ja see asi ei saa jääda endiseks, kui Jumal sekkub kellegi ellu ja inimene võtab ta vastu, aga kui siin nagu on see armukatsumise aeg, et lihtsalt ent nüüd on see pandud varjune sinu silmade eest, tähendab, me võime oma silmad pöörata teistele asjadele. Teistele asjadele. Absoluutselt, ka tänapäeval. Ma mõtlen eelkõige Jumala inimesi ja tuleb meelde ühe pastori, ta on taevakoju läinud juba, aga võib öelda, ta oli Marianna ristiisa. Tõsine Jumala mees ja oli juttu ühest inimesest, kes oli ka pastor, küll mitte Eestist. Ja seal oli üks asjaajamine, mis ei olnud eriti hea kuulsusega, see levis ka siin kristlikes ringkondades. Ja kui tuli juttu sellest mehest, siis Ants Rebane oli ta nimi, Marianna ristiisa pastor. Ta ütles vaikse häälega, ütles, Oljus, ta ei ole kristlane, ta ei ole usklik. Ja. Jumala laps, Jumala inimene ei tee seda. See on samamoodi ütlemine, nagu Jeesus ütles. Kõik, ta ei rääkinud rohkem midagi. Et Jumala laps ei tee seda. Niukest. Aga kui teeb niisugused asju, kallikesed, seal võib 100 korda sind, sa võid tituleerida usklikuks või ükskõik, mis usundisse sa kuulud või teed. Aga kui need teod ei vasta sellele, eks ole, siis sa lihtsalt ei ole seda. Jumala ees ei ole seda. Ja. Alati võib muidugi meelt parandada, alati võid kuulda, kui sulle öeldakse, kui sa võtad seda vastu, ei pane oma silmi varjule ega ei pööra mujale nii-öelda, vaid avad ennast Jumala tõdedele, võtad selle vastu. Siis sa oled Jumalaga ühenduses ja teed õigeid asju. Teed õigeid asju. Aga need on tõsised asjad. Ja, see paneb mõtlema. Mind see pani väga mõtlema. Ja ka see teine mees on lahkunud siit ilmast, ma võin nii palju öelda. Kuhu? Ma ei tea. Võib-olla parandas meelt, võib-olla mitte. Aga see tänane jutlus minu meelest
peaks eelkõige meile olema nagu see teine koht, mis ma lugesin, et see on nagu kaebehüüd Jeruusalemma saatuse pärast. Et täna Jeesuse poolt ka, ma julgen öelda, on nagu üks kaebehüüd. Võiks öelda, kas Jeesus praegu nutaks Eestimaa pärast? Ma usun küll ja küll ja küll. Küll ja küll. Sellepärast siin on see läinud nii teravaks see Jumala vastasus ja inimesed ju hukkuvad. Selles on asi. Jeesus teab seda, mis ootab ees neid, kes hülgavad selle armu katsumise aja, selle tõlke järgi. Ja. Nii et olgu see meile üks väga selline sõnum, et sa ei lähe sinna kategooriasse või kuulu nende hulka, mis nagu on öeldud, et sellepärast, nad Jeesuse sõnad, et sa ei ole tundnud oma armu katsumise aega. Kui ma räägiks armu katsumisest ja kuidas keegi seda on tundnud või vastu võtnud või ei ole, siis ma võiksin veel teise jutluse praegu rääkida, sest selle teenimisaastate jooksul me oleme näinud võib-olla kümneid, võib-olla 100 inimesi, jah, julgen öelda isegi 100, kes on võtnud vastu, kuidas nad on võtnud, kuidas elud on edasi läinud, kuidas inimesed on, Jumal on terveks teinud, kuidas nad on selle tervise vahetanud mingi nõidade tegevuse vastu, mis nendega on edasi juhtunud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See on väga tõsine asi, aga ka neid rõõmuga alati on näha, kes tõesti on ustavaks jäänud, on kindlaks jäänud oma valikus. Hiljuti Tartust tuli kõne, ta oli minu juubelil siin samamoodi, ka üks endine küllaltki, ütleme, liidrite, kui nii võib nimetada, hulka kuuluv mees, kes tegi oma otsuse vanglas ja ta on tänase päevani, elab Jeesusele, ta on rõõmus. Siiamaani tänulik ka meile, eriti Mariannale, sest jällegi naine, ma rääkisin täna, naised on julgemad. Tean seda momenti, kui Marianna just ütles, et Karlis, kas sul ei ole aeg, kas sul ei ole aeg. Ja ta tegi selle otsuse, ta võttis Jeesuse vastu, tuli ristimisele. Ja ta ei sattunud soosingusse, aga ega need endised sõbrad teda puutuda ka ei julgenud eriti, sest ta oli niisuke mees, kes oli nende ihu kaitsja praktiliselt. Jumal teeb oma valikud ja tore on, need on head asjad, need on head mälestused ja neid on palju meil. Kes on tundnud oma armu katsumise aega. Kas sa oled tundnud oma armu katsumine? Kas ma olen tundnud? Kas me jääme sellesse? Jätke meelde omale, et kurat teeb kõik selleks, et tõmmata ja võtta sind rajalt maha. Oi, kuidas ta tahab seda teha. Kuidas me oleme ise tundnud seda. Teie olete tundnud seda. Ära lase teha seda. Ära lase teha seda. Vasta talle Jumala sõnadega, nii nagu kirjutatud on, nagu Jeesus vastas. Ma olen uus loodu Jeesuses Kristuses. Kõik vana on möödunud.
ja ma elan issandale, olen tänulik selle pääste eest. Mul ei ole mitte midagi rohkem vaja kui see, et ma võin Kristust oma isaks hüüda, Aba, isa. Nii on kirjutatud. Ole tänulik Jumalale, ole õnnelik selle eest, hoia seda, see on varandus, see on jäädav varandus, see ei ole mingi kuld ega hõbe, mis võib saada röövlite kätte või lihtsalt mädaneb või hävib, vaid see on Jeesuse Kristuse verega kinni makstud, nii nagu ta tuli Jeruusalemma, nägi kõike neid asju, millest me täna rääkisime siin. Ei olnud head asjad, elas üle seda, aga ta pidi sellest läbi minema. Ta läks sellest läbi ja võit on võimas. Ja tänu tema võidule ka meie oleme võitja poole peal. Nii sina kui mina, kui me oleme, et keegi ei saa öelda selle peale, et ta ei ole usklik. Usklik ei tee neid asju. See on kohutav asi. Kallid sõbrad, see on kohutav asi. Hoidku Jumal selle eest. Et me mõtleksime oma sõnade peale, oma tegude peale ja kõik oma käitumise peale Jumala koguduses, Jumala kojas, teineteisega, üksteisega. See on väga oluline. Jumal näeb seda ja päevi me ei tea. Me ei tea kellegile öelda, palju sul on aega antud. Minu aeg oleks võinud otsa saada väga ühe hetkega oli. See on väga pannud mõtlema mind. Mõtlema lihtsalt. Mitte seda ma kardan, et ma põrgu nüüd, ma ei usu seda just. Aga vaata, kui sa tunned, kui õrn võib see elukene olla, kui kiiresti või midagi nagu Piibel ütleb, et tuul puhub üle lilleke väljas kuskil ja ta hopp ja lihtsalt sind ei ole enam. Vaata, kuidas on. Niisugused asjad panevad mõtlema, aga sa pead neid läbi elama. Kui Jumal annab asju, millest me läbi läheme, siis tea seda, mis ma ütlen lõpetuseks ka, et sa ei ole selles mitte üksinda. Jeesus nuttis Jeruusalemma pärast. Jeesus kindlasti nutaks ka Tallinna pärast. Aga elame meie nii, et ta ei pea mitte meie pärast nutma. Ja elame nii, et me võime olla valguseks ka nendele inimestele, kelle pärast ta nutab. See on väga tähtis Jumalale ja meile endile õnnistuseks ja kogudusele õnnistuseks. Jumal õnnistagu kõiki, kes on täna kuulnud. Rääkigu meie vastu see sõnum. Ja hea uudis on see, et kui me rõõmuga seda kõike vastu võtame, mida Jeesus on andnud ja teinud, siis me oleme õnnelikumad inimesed siin. Keset seda pöörast sugupõlve, nagu Piibel ütleb. Pöörast sugupõlve. See on pöörane, see on juba pöörane. Aga nii on kirjutatud. See on ette öeldud meile. Me ei pea imestama. Näha, et see on pöörane. Kui Jumal ütleb, et ta on pöörane, siis ta on pöörane. Aga see ei tähenda, et meie peame pöörased olema. Püüame neid pööraseid ümber pöörata õigele poole. Jumala abiga loomulikult, mitte oma jõuga me ei tee seda. Ainult Jumala abiga. Ja Jeesus, olgu oma armuga libi, palvetame, tõuseme.
issand, ma tänan sind, et sinu arm on meid saanud kätte, Jumal. Et me ei ole oma pilku ära pööranud ega otsinud mujalt. Võib-olla oleme teatud aegadel, jah, oleme küll, ka isiklikult olen. Aga Jumal, ma tänan, et sinu arm, see on ka sinu arm, avas minu silmad nägema seda tegelikkust, mis kõik selle taga on, Jumal. On sinu arm. Samamoodi, Jumal, me palume nii koguduste pärast, Eestimaa pärast, rahva pärast. Praegune aeg, Jumal, kus tehakse palju otsuseid, mis võivad maksta oma teo hinna kunagi, mis võib olla ka ränk, Jumal, sina tead, aga me palume, Jumal, ole armuline meie maale, meie rahvale, ole veel armuline, issand, et ei korduks neid asju, mis prohveti ajal, kui sina saatsid hoiatama, aga ei võetud vastu samamoodi nagu sinugagi. Ja toimus see, mis pidi toimuma meie maaga, meie rahvaga, meie inimestega. Kui palju lõpetas oma elu Siberis, kui palju nendest tuleleekides, mis Tallinna peale tuli ja palju muud veel. Jumal, meil on antud üks õppetund, väga tugev õppetund, Jumal. Aga sinu arm on üle selle praegu. Ja ma tänan, issand, et me võime toetuda sinu peale, sinu sõna peale, mis on kirjutatud. Olla tänulikud, Jumal, selle eest, et Jeesus Kristus oli see, kes meie eest kandis selle hirmsa osa Golgata ristil ja ostis meid vabaks. Jumal, anna meile tunda meie tegusid ja otsuseid, Jumal, et me ei teeks seda, mis kurvastab sind, mis kurvastab püha vaimu, vaid me võiksime elada sinu tahte kohaselt ja sinu sõnade järgi, Jumal, nii nagu sa oled andnud oma õpetuses. Et olla õnnelik, olla tänulik ja olla rahul sellega, mis meil on. Sest sa aitad ka kõiges, kus inimlik abi võib-olla lõppeb ja ei ole suuteline, aga seal Jumal alati võib need olukorrad lahendada. Olgu meil ainult selleks üks tõeline igatsus, tahtmine ja elu, nii nagu üks Jumala laps peab elama. Siis me oleme õnnelikud. Jumal, ma õnnistan kõiki, kes on täna siin, kes seda videot või ülekannet hiljem kuulavad, vaatavad. Jumal, me kõik vajame sind ja üha rohkem, Jumal, mida pimedamaks ja süngemaks see ümberringi läheb, seda rohkem me vajame sind, issand. Sest see valgus läheb ka valgemaks, Jumal. Nii on kirjutatud. Me ootame seda. Aga me ei taha olla pealtvaatajad ainult, me tahame kaasategijad olla selles, Jumal. Et veel Eestimaa võiks tunda sinu armupuudutust. Sinu armupuudutust, nii nagu see saade on armupuudutusele. Issand, õnnista meid selleks kõik. Jäägu sinu arm ja rahu. Ja issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus
ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen, aamen, aamen.